Euroopa võitlusspordifestival 2026 toimub pealinnas Tallinnas ja üks peasüüdlane on minu kõrval, Siim Udras. Tere, Monika! Sulle ju lausa plaksutati juba ette ära. Jah, aitäh, Monika, selle toreda sissejuhatusest. Kuidas see juhtus, et Euroopa Komisjon otsustas toetada võitlussporti, mis on mulle väga suur üllatus? Milliseid kriteeriumeid te pidite täitma ja kus sul üldse selline mõte tuli projekt kirjutada? Ja, no mõte tuli sellest, et ma olen varasemalt töötanud noorsootöö valdkonnas ja seal projektidega kokku puutunud, siis ma õppisin sellistest võimalustest. Ja kuna võitlussport on mulle endale väga hingelähedane, ma ise tunnen, et see mind elus väga palju aidanud ja ma näen, kuidas see on teisi noori aidanud ja aitab. Ning sealt tuligi soov teha ära midagi suuremat ja muidugi me tahame Clashiga teha suuri asju Eestis, nii et tundus nagu loogiline samm. Ja miks meile see raha anti, on see sotsiaalne kaasamine ja tervislike eluviiside arendamise aspekt, eks ju, nagu me oleme siin teistes intervjuudes maininud, siis kõik on sportlastele, osalejatele tasuta. Kogu selle sündmuse eesmärk on ikkagi see, et inimesed saavad mingid teadmised, mis nad saavad endaga kaasa võtta ja hiljem rakendada, et see ei ole see, et me lihtsalt teeme sündmuse ja siis kõik lähevad koju ära ja keegi enam midagi mäleta. Et Euroopa Liidule selline pikaajaline mõju väga meeldib. Kas te ise saate aru, kui suurt asja te teete? Te saate aru, et teil on palju tööd, aga kas te sellest suurusest saate aru, mida see võib võitlusspordis muuta? No, eks me natukene peame aru saama sellest, aga ei, kui sa küsid, et kas me päris täpselt aru saame, ei, selles mõttes, et ikka vahepeal mõtled, et täitsa ulmeline, mis asja me oleme ette võtnud ja vahepeal on isegi natuke hirmus, aga siis tuleb kätte võtta ja tööd teha. Neljakesi korraldades Pärnus või klassi, te peate olema kas väga head sõbrad, üksteist väga hästi tundma ja ka piisavalt erinevad, et suuta luua nii edukat sündmust nagu või klass on. Kuidas need teie jõujooned ja ülesanded on välja kujunenud, et üks asi on korraldada siin Pärnus ja publikus 1000 või 1500 inimest aga teine asi on nüüd tulla pealinna, teine linn, suurem keskkond, rohkem osalejaid. Kas siin on jõujooned korralduses vahetunud või tegelikult te kordate seda sama mustrit? Eks me kordame ikkagi sarnast mustrit, aga lihtsalt ülesanded on rohkem, nii et need tuleb ka kuhugi ära jagada. Aga ega ma ei ütlekski, et meil on mingid jõujooned, me kõik oleme selle asja juures sellise hingega, et me panustame lihtsalt kõik sellega, mis meil on. Kui isegi mingi ülesanne nii-öelda ala spordivaldkonnas ja mina projektijuhina võib-olla ei peaks sellega tegelikult tegelema, siis kui Mihkel ei jõua, siis mina ikka teen ja kui mina midagi ei jõua, siis teeb Mihkel või Karl või Heleri ja me kõik lihtsalt anname endast maksimumi. Millest sa unistad? Mis võiks nüüd järgneva 3 kuu jooksul muuta? Kas sa näed juba ka probleeme või takistusi või vanema generatsiooni skeptilisus astub vahele või siis sportlased ei saa aru, mis asi see täpsemalt on? Millega te täna maadlete, mis võiks muutuda? Teavitustöö selles mõttes, et paljud inimesed veel ei tea, mida ja kuidas me teeme ja ei ole päris näiteks seda, et see kõik on tasuta, ei usu ja nii edasi ja kindlasti kohtame ka kerget skeptisismi, aga ma arvan, et see ongi sellest, et inimesed veel lihtsalt ei tea ja täna siin me selleks olemegi ju, et seda muuta. Ja see meie ülesanne ongi lihtsalt inimestele teada anda, et mida me teeme ja nii ongi. Ma lähen korraks selle juurde ka tagasi, et sa ütlesid, võitlussport on sinu elus palju sind aidanud ja midagi muutunud. Mis on, mis ta on muutnud? Selles mõttes, et ma olen noorest saati olnud nagu unistanud teha suuri asju ja olnud sellist pealehakkamist täis, aga võib-olla üks asi, millest noorel mehel jäi puudust, oli enesekindlus ja võib-olla sihuke vaimne kindlus. Ja võitlussport on see, mis on, sa lähed iga päev või kas iga päev, aga kui sa lähed trenni, sa lähed silmitsi seisma millegiga, mis on keeruline, raske, vahepeal sa ei taha sinna trenni minna, vahepeal sa lähed sinna ja sa saad kolki, aga iga päev või regulaarselt selle raskuse ületamine ehitab sellist enesekindlust, kindlat vaimu ja annab ka väga hea füüsilise ja seda ma usun väga tugevalt, et terves kehas terve vaim ja siis saab teha suuri asju. Nii et sa näed, et tegelikult ka noored inimesed, sama muster võiks olla, et kui ta tuleb siia, kes on liiga enesekindel, seda muuseas on väga paljud lapsevanemad meile ka intervjuudes öelnud, et mu laps oli ebakindel, muutus enesekindlamaks ja mõni, kellel oli siis selline rüblik kodus, et see tõmbas kuidagi nagu rahulikumaks. Vastab see tõesti tõele? Näed sa seda teistes ka, mitte ainult endas? Jaa, ikka näen ja selles mõttes, et minu arust ongi, et kui sa tuled võitlusspordisaali, võitlussporditrenni, siis
need väärtused ja see kogukond, mis siin on, see hõõrub sulle külge tahes tahtmata ja see kogukonna väärtused just ongi sihuke austus, sihuke enesekindlus, rahu, selline just täpselt see, mida enamus inimesed enda elust vajavad. Ütle mulle 5 põhjust, miks peaks tulema V-Class Euroopa võitlusspordifestivalile 2026? Kindlasti peaks sinna tulema, kui sa tahad võistelda heade vastaste vastu. Kindlasti peaks sinna tulla, kui sa tahad teha karjääri võitlusspordis, vahet ei ole, kas sportlasena, treenerina, kohtunikuna, millene iganes. Kui sa tahad olla võitlusspordi maastiku tippsündmusel Eestis, siis tasub kohale tulla. Kui sa tahad networkida teiste klubide, teiste korraldajate, föderatsioonidega võitlusspordimaastikul, siis tasub kohale tulla. Ja kui sa tahad teada saada, kuidas sarnaseid projekte kirjutada, et enda ideid ellu viia, siis tuleb ka kindlasti kohale tulla, sest sellest räägime ka seal. No ja kuna sa oled peakorraldajatest nüüd viimane, kes sõna sai, siis ma annan selle mikrofoni sulle, et sa pöörduksid Eesti võitlusspordi liidrite, klubide juhtide, treeningsaalide omanike poole. Mida sa neile ütleks ja mida sa neilt ootad? Jaa, tere kõik Eesti võitlusspordi maastik. Ma tahaksin teile öelda seda, et ma loodan, et me näeme oktoobris The Clash Euroopa võitlusspordi festivalil, sest me tahame pakkuda teie võistlejatele, teie sportlastele head kasvulava, kus nad saavad tugevaid matše, kus nad saavad ennast harida ja areneda, kus teie nii treenerid kui kohtunikud saavad ennast harida, kus me saame kõik kokku tulla ja panna Eesti võitlusspordi veel tugevamini maailmakaardile, kui see juba on. Ma loodan, et me saame koos teha Eesti võitlusspordis midagi, mida varem ei ole tehtud ning saavutada koos suuri asju.